Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uude videosse, kus ma siis räägin täpsemalt 2024 aasta hooaja plaanid. Mis nendest saab, mis täpsemalt saab, mis valikud mul olid ja mis valik mul on. Aga alguseks siis nagu ma eelmises videos mainisin, et iga video tuleb siis nüüd loosiga. Seekord loosime välja sellise tassi, see on siis minu drifti tass. Ja natukene hiljem sellest teeme ühe eraldi kaadri. Lihtsalt hetkel siin diivani taga ei ole justkui kõige mugavam. Aga järgmises korraks loosime välja käpi. KZ89 Drifting Cap. Aga sellest räägime ka natukene hiljem. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Enne, kui ma räägin aga, mis plaanid või mis autod mul valikus olid, on natukene kurb või natukene siuke sketši. Nüüd see kindlalt valitud auto, mida ma siis näitasin Instagramis, aga ma Instagramis päris täpselt ei näidanud. Ma näitasin sellist kleepsu. Ma ei tea, kas kaamerast on praegu näha, panen teile ekraanile ka. Ekraanil on ta küll praegu ära varjatud auto, et keegi teab, mis auto seal on. Aga nüüd selle autoomanik kirjutas mulle just täpselt 5 minutit tagasi enne selle video filmimist, et tal on tekkinud huviline. Ja huviline on Prantsusmaalt. Ja nüüd on niimoodi, et läheb päris kiireks. Aga selle valiku juurde jõuame video lõpus, sest see on ju kõige huvitavam siit videost siis. Aga alustame siis sellest, et mis variandid mul olid. Miks ma just seda autot ei võtnud või miks ma ei võtnud seda järgmist autot ja nii edasi. Kokku neid valikuid oli 4. No nii, ja ongi käes, kui me teeme loosi, nagu ma mainisin siis eelmises videos, et iga järgnev video me loosime midagi merchist välja. Seekord loosime sellise tassi, see on siis minu tiimi merchi tass. Ja vaatame, kes selle tassi võidab ja siin klipi lõpus ma vaatame, kes või mida ma loosin järgmises videos. Nii, antud video sai meil üle 10 000 vaatamise, üle 370 laigi ja 133 kommentaari. Võtame lingi, paneme lingi siia. Get YouTube comments, 112 kommentaari. Võitjaks on meil Elari Preisfreund. Sorry, kui ma hääldasin su perekonnanime valesti. See tass on sinu, võta minuga Instagramis või meili teel ühendust ja saad tassi endale. Aga järgmiseks me loosime sellise käpi, KZ89 käpp. Jällegi, ainuke asi, mida sa tegema pead, on kirjutama suvalise kommentaari, panema laigi sellele videole ja subscribe'ima mind YouTube'is. Seega jätkame nüüd videoga. Esimene valik siis, kes on mind vaadanud YouTube'ist umbes äkki kevadel või äkki talve lõpupoole, ma tõin Leedust esimese seeria BMW. See esimene seeria oli pandud müüki küll kohe, aga see eesmärk oli niimoodi, et kui auto müüdud ei saa, siis sellest teeme nullist täiesti uue semipro auto. Alguseks semipro, siis vaatame edasi. Jooksvalt panen ka mõned pildid sellest autost. See auto oli kahjuks niivõrd hea seisus, nii kere pool, tehnika pool, sisu pool, et hakkas lihtsalt kahju, sest ta oli tõesti väga hea varustusega ja sellist ei ole väga palju. Ehk siis see läks kiirelt minema, leidsin ostja, ostja ostis ära ja rohkem mul seda autot polnudki. Järgmine valik oli siis E92. Mis on minu jaoks ka siiamaani väga sümpaatne kere. Aga see on see sama 92, mis siis Vitalikuga koos tõime Leedust, et Vitalik saaks endale mootori doonori ja kasti doonori ja mina saaksin siis kere. Praegu näiteks see on juba lahti võetud auto, et kere on justkui olemas. Vitalik ütles mulle ka, et annab mulle niisama selle kere, et tal seda kere vaja pole, et näe, palun võta kere, hakka toimetama. Küll, aga ma siis hakkasin kalkuleerima 2 erinevat varianti. See on siis see järgmine auto, mida ma plaanisin.
versus 92. Ja 92 teha nullist on jubedalt kallis. Kui me vaatame, et näiteks tagasild, panen pildi praegu palju tagasild maksab ja siis Wisefab loomulikult ja see on uskumatult kallis. See on seda raha kindlasti väärt, aga lihtsalt kui me hakkame võtma niimoodi, et mul on veermiku peale a la 7 kilo, siis esimene Wisefab, tagumine Wisefab ja koilid, siis see summa on ikka päris hull ja see on ju ainult põhimõtteliselt kere pluss siis vedrustus. Aga paneme sinna juurde salong, puur, äralõikamist, kere ettevalmistus kindlasti, plastikdetailid, mootor, kast, differ, poolteljed ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis see list muutub üsna suureks. Et ma arvutasin, et kui me võtame näiteks 36 või 46 ja 92, kui me teeme täpselt sama spekkidega auto, siis hinnavahe on seal mingi 7–10 000. Mis okei, arvestades, kui me teeks seda pro tasemel, siis see ei tunduks nii palju, aga kuna me teeme semi-pro tasemel autot alguseks, ja siis me ei võta mingi kõige kõvemaid detaile, mis üldse maailmas on, siis on see vahe päris tunduvalt suur. Kolmas auto, mis siis oli juba peaaegu kindel, on üks punane E46. Mulle pakuti see kere, aga ainult sellisel tingimusel, et sinna tehakse puur, lõigatakse ära ja pannakse a la Wisefab. No, et inimene, siis, kes seda teeb, et tema saaks oma mingisuguse kopika, mina saaksin siis justkui valmis kere, et ongi kere. Aga jällegi, see tähendab seda, et sinna pane see, pane mootor, pane kast, pane differ, pane salong, tee elektrisüsteem ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja jällegi, see tundus väga pikalt, et davai, teeme. Umbes 2 kuud me mõtlesime konkreetselt, et me teeme 46. Aga siis jällegi hakkasime mõtlema, et 2024 hooaeg on vaja ju sõita ja mitte hooaja lõpust, vaid kohe hooaja algusest. Kuigi jah, semi-pro on ju kindel, et ma lähen semi-prosse, sest streeti ma sõita ei tohi. Ma olen 2 aastat võitnud või mitte võitnud, vaid poodiumil käinud aasta arvestustes. Mis tähendab, et 2024 on kas vaheaasta või semi-pro. Vaheaasta minu silmis on siuke, et ongi läbi. Et kui sa teed vaheaasta ja lähed uuesti streeti, arvestades, et minu streeti auto on müüdud, siis tundub siuke, ma ei ütleks, et see ei ole fun või et see on raha raiskamine või aja raiskamine. See lihtsalt pole enam see, et minu 36 oli minu 36 ja ma tahtsingi sellega sõita ja see oli kõik väga nauditav, kõik oli super luks. Aga nüüd ma saan aru, et ma olen natukene kasvanud ja aeg on minna siis suurde maailma semi-prosse. Miks siis see 46 ka ära jäi? Põhjus on väga lihtne, et esiteks ajaliselt ei jõua, sest mul on vaja käia tööl. Mul on vaja teenida raha, sest see nõuab jõhkralt palju raha, aega. Ja kui me alustaksime praegu, täna on meil 15. detsember, kui ma alustaksin täna sellega, siis see tähendab seda, et kere ettevalmistused, äkki jõuaksid kuskil jaanuaris tehtud, puurid, kere lõikamine, kõik pigimatid ära. Ühesõnaga kere täiesti paljaks lõigata ja puur sisse ja mingid talad, värgid, särgid teha ja ümber keevitada. Ja siis hakkad tehnikat tegema ja siis nii edasi. Lihtsalt rahaliselt on see väga raske ja see nõuab aega. Ja tasapisi me hakkasime vaatama siis nii-öelda 4. autot või 4. lahendust. On siis ühe driftisõitja 46, mis on siis poolik projekt, mis on tema käes olnud siis 3 aastat vist, kui ma ei eksi, ja siiamaani on see poolik. See on 46 puuriga sildadel kere, millel oli 2 JZ mootor. Et mootoriga on niimoodi, et kui midagi juhtub, siis on jällegi kallis. Mina ei saa sellega riskida, mul ei ole seda varumootorit kuskilt võtta, pluss see maksab raha. Ja ma teadsin, kes tahab seda mootorit. Ehk siis põhimõtteliselt mul oleks kere koos sildadega ja natukene sisuasjadega ja plastikutega päris hea raha eest. Tundub justkui, et miks ei võta seda? Väga lihtne. Jällegi pilti te näete, et milline see auto on. Põhjus on jällegi väga lihtne, et aeg. Ja mõtlesime, et kui me võtame selle auto tegelikult 1 päev enne, kui ma seda autot reaalselt vaatama läksin, me leppisime kokku selle kutiga, kes tahab mootorit, et me lähmegi, et me oleme kindel, et davai, lihtsalt lähme ja ostame ära, et 2 peale. Tema saab mootori poole, mina saan siis kere poole. Ja me olime
valmis, reaalselt. Ma olen isaga rääkinud, tiimiga rääkisime, et jaa, davai, näed, sul on ju raha olemas. No, ma müüsin nüüd drifti auto maha, pluss ma olen siin mõned kuud tööd ka teinud. Raha on olemas, et mina saaksin oma poole välja osta. Et lihtsalt mine võtta, pane taskusse kohe, mine lihtsalt käruga sinna ja võtta peale. Aga siis me läksime, äkki see oli sama õhtu või oli järgmine õhtu. Ühesõnaga müüsin ju talveka ka maha ja siis seal ma sain selle raha kokku. Ja siis ma läksin vaatama, ma läksin käruga sinna vaatama, no mul oli vaja lihtsalt talvekas ära viia. Ja mis ma nägin seal? Ma nägin tõesti, et hästi lõigatud kere, värvitud sillad, kõik on nagu puhas ilus ja justkui lihtsalt pane mootor vahele ja mine sõida. Aga hakkasime mõtlema jällegi, et maksab see nii palju raha, sinna läheb sama palju juurde, aga kõige tähtsam asi on aeg. Mis tähendab seda, et kui praegu ma saan näiteks teha mingi isa juures mingi haltuurat või ma saan kuskil mingi väiksed tööotsad nappida või mingi refi hoian mingi rehve, siis seal ma sain mingisuguse kopika juurde. Aga nüüd see tähendab seda, et iga õhtu oleks niimoodi, et see auto vajaks tööd. Ja siis oleks vaja panustada selle auto peale nii ajaga kui ka raha. Rahasumma on seal ka päris suur. Aga aeg on siis niimoodi, et praegu ma teen tööd. Ma saan selle raha kätte ja ma saan pärast kokku ühe rahasumma ja see rahasumma osta auto. Noh, ideaalmaailmas. Aga kui me võtame selle lahenduse, kus me ostame pooliku auto, siis see tähendab ikkagi seda, et sul on vaja raha ja sul on vaja aega. Algselt, kui me arvutasime palju näiteks see poolik projekt maksma läheb, me saime summaks, kui ma nüüd ei eksi, äkki 25–27 000 eurot. Mis on tegelikult päris reits. Mul ei ole sellist summat, mul on pool sellest, kui sedagi allapoole. Aga me hakkasime mõtlema, et kas me leiame mingi muu lahenduse. Siis loomulikult 46 jäi praegu tagaplaanile ja on üks auto. Maksab see auto 25 000 eurot. Mul on mingisugune osa sellest rahast olemas. Mul on nõus isa natukene aitama, me ei räägi seal 10 000, me ei räägi seal isegi 5 000, me ei räägi isegi paarist tuhast, vaid no isa on lihtsalt nõus kuidagi aitama mind. Mul on toetajad, kes on ka nõus natukene panustama sinna. Et ma olen jumala tänulik neile, et tõesti selliseid inimesi ei ole palju, kes on nõus aitama, aga õnneks mul on head inimesed ümber, et nad on nõus panustama sinna. Ja nüüd see auto ongi siis see samune auto, millest siin video alguses ma rääkisin, et 5 minutit tagasi mulle kirjutas automüüja, et kuule, mul on huviline. Kahjuks või õnneks tähendab, seda inimest auto juures hetkel ei ole, kes auto omaniku ei ole. Ta on kaugel teises riigis võrreldes seal, kus see auto on. Ja see natukene päästab mind, sest 27 detsember tuleb ta tagasi oma riiki. Ja enne seda, siis uus ostja või uus huviline ei saa seda autot vaatamagi minna. Ja siis natukene on mul sükest veel aega, aga seda on hästi vähe. Mida mina olen mõelnud? Ma olen saadnud sadu kirju erinevate ettevõtete poole. Üks ettevõte, mis on väga tuntud bränd üle maailma, on nõus mulle õla alla panema, küll mitte rahaliselt, teistmoodi, mis on siis pigem mõeldud juba siis, kui on auto olemas, et siis on juba nagu kasu reaalselt sellest ettevõttest. Aga rahalist toetust, no ma saan aru, väga raske on tänapäeval kuskilt rahalist toetust saada. Ma tõesti lootsin, ma siiamaani iga päev loodan, et äkki mul õnnestub leida see ettevõte, kes siis on nõus mind aitama. Siiamaani pole, kahjuks. Olen saatnud ka pankadesse kirju, et tere, mina olen see ja see. Mina niikuinii võtan teilt autolaenu, aga selle jaoks küsin teilt, et äkki tulete natukene vastu, et teete selle intressi väiksemaks. Vaikus täiesti 0. Ja mul ongi 2-3 valikut, et mis ja kuidas. Kui me tahame osta just seda sammust autot, mis on siin kleepsu peal. Kurat, ma ei tea, kus ma varjan. Mis on siin kleepsu peal. See on see sama kleeps, mida ma panen uuesti teile ekraanile. Ja esimene variant
on siis see, et ma loodan, et äkki ma leian siin nädalaga veel mingi toetaja. Mulle piisab isegi kui mingisugune ettevõte või eraisik või kes iganes pakub mulle väiksema summa. Sest väiksem summa tähendab seda, et ma võtan väiksema laenu. Kahjuks hetkel on siuke seis, et ma vaatan pangalaenu poole, et osta võidusõiduauto. Ma olen kindel, et enamuste jaoks on see täiesti jabur, sest mõtle, sa kohustad ennast pangaga, ehk siis sa pead pangale ikka maksma hobiga. No see tegelikult on ju absurdsus, aga mis teha? Trist mulle meeldib, et ma naudin seda täiel rinnal ja ma tahan sellega edasi tegeleda. Kui muud valikut ei ole, siis pank ikka aitab. Kuigi jah, peab üle maksma, aga nii on ja pole mitte midagi parata. Seega, kui sina või äkki keegi su tuttavatest või seal, kus sa töötad, on huvitatud mind toetama, siis kogu info on all descriptionis, mu meiliadress on seal, võite mulle julgelt kirjutada, mõtleme midagi kindlasti välja. Ja mida ma veel mõtlesin välja, on siuke asi nagu kleepsukampaania. Kleepsukampaania siis tähendab seda, et need kleepsud, mis mul praegu käes on, siin on kujutatud just see auto, mille poole ma praegu pürgin, mida ma tõesti väga tahan, millega ma ei ole ka loomulikult sõitnud, ma olen seda autot näinud, ma olen seal autos istunud ja me tiimiga arvame, et see on väga hea lahendus. See auto, nagu ma kordan, maksab 25 000 eurot, mul on mingi osa rahast on mul olemas, mingi osa ma pean pangalaenu võtma. Selle kleepsu idee on selline, et sa saad osta seda kleepsu. Sa ei osta seda kleepsu kui kleepsu, vaid sa ostad seda kleepsu mind toetades auto ostus. Kui sa oled huvitatud, kui sa ei ole huvitatud, pole midagi, küll ma leian mingi lahenduse. Et see kleeps on täiesti vabatahtlik. See on eksklusiivne kleeps, mida ma ei jaga mitte kellegile. Ma ei anna oma vanavanematele niisama seda, ma ei anna sõbrale seda niisama, ma ei anna sõbra vennale, mitte kellegile. See kleeps on puhta eksklusiivne. Kleeps maksab 25 eurot, alati võib rohkem, aga 25 eurot ja sa saad selle kleepsu. Siin kleepsu peal on all kirjas toetaja. See tähendab seda, et sinu panus on väga oluline minu auto ostu. Loomulikult see on ka oluline minu edasi tuleviku poole, aga just hetkel see kleepsukampaania on mõeldud auto ostu poole vaadates. Sest jällegi, ma tahaks maksimaalselt vähe pangalt raha küsida, sest niikuinii sa pead pangale üle maksma. Ja mul ei olegi rohkem midagi öelda. 2024 aasta sõidame semi-pros. Kui see auto läheb justkui ära, siis on veel üks plaan nii-öelda D olemas. Et on üks auto veel, millest ma olen natukene huvitatud. Ta on odavam, tõesti ta on odavam. Ta ei ole nii konkurentsivõimeline. Ma ei ole näinud seda autot mitte kunagi sõitmas. Võib-olla ta on sõitnud, võib-olla mitte. Ta on valmis auto, ta on Eesti reeglitele vastav auto. Aga vaatame ikkagi rohkem seda autot, mis siin kleepsu peal kujutatud on. Ma väga tahaks näidata teile, mis auto siin kleepsul on, aga siis kaoks see huvi ära. Ja ma arvan, et teeme pigem niimoodi, et kui sa tahad mind toetada auto ostu puhul, siis kogu info on all descriptionis. Ehk siis meiliaadress, Instagram on kõik olemas seal all descriptionis. Kui sa teed mulle ülekande, siis palun kindlasti märgi oma meiliaadress mulle ja märgi mulle palun ka oma Instagram või siis vähemalt üks nendest. Siis on see, et ma saan sinna ühendust võtta ja siis saan sulle selle kleepsu saata. Jällegi, kleepsu hind on 25 eurot ja see ei ole lihtsalt, et sa ei osta kleepsu, vaid sa toetad mind minu autospordis. Ja jällegi, need 25 eurot ei ole kleepsu eest, vaid 25 eurot on lihtsalt toetus. See summa on justkui selline, et ma tean, et seda videot vaatab seal umbes 10 000 inimest, natukene vähem. Ma saan aru, et loomulikult isegi 1000 inimest ei osta kleepsu, rääkimata sellest, et isegi 100 inimest ei osta kleepsu. Aga lootus sureb viimasena ja ma arvan, et 2024 aasta hooaeg tuleb ikka kuradi kõva. Eriti kui me vaatame seda autot ja
see on lust, ma arvan, siukse autoga sõita. 620 hobujõudu, ühesõnaga. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, kirjuta kommentaar. Jälgi mind Instagramis ja näeme väga varsti. Ma arvan, et siin mõne nädala jooksul, kui see kõik läheb nii, nagu ma sooviksin ja nii, nagu sooviksite ka teie, siis me näeme seda autot juba minu käes ja võt siis hakkab ikka pullimine pihta. Häid jõule ja näeme juba varsti. Tšau!